Tere! Olete jõudnud kuulama Infosõlm podcasti, kus me harutame lahti välispoliitikat. Tere! Meil on siin täna külas selline vahva naine nagu Anna. Anna, kas sa tahad ennast natuke tutvustada? Ja tervist kõigile, mina olen Anna-Seliin. Ma olen tegelikult Eesti kliima noordelegaat. Ja igapäevaselt, kui ma noordelegaat ei ole, siis ma olen hoopis arstitudeng Tartus. Et minu jaoks on väga lahe siin Infosõlmes olla, ma olen suur fänn ja ma olen jälginud teid ikka nagu pikalt. Ja üldsegi, et selleks, et ma noordelegaadiks sain, siis lihtsalt olgu öeldud väike shoutout, et ma vaatasin aasta tagasi Hanahi osa. Hanah Lahe käis rääkimas Infosõlmes kliimapoliitikast. Ja ma lihtsalt vaatasin seda ja siis ma veel ei osanud arvatagi, et aasta pärast ma võiksin olla ise tema rollis või nagu tema mantlipärija, nii et praegu on mul väga hea meel siin olla, andunud kuulaja ja siis ka väga suure fännina, et väga cool on siin diivanil istuda praegu. Aga milles su töö noordelegaadina üldse seisneb? See on hea küsimus. Kui te tahate rohkem teada saada selle programmi kohta, siis kindlasti kuulake Rudolfi osa. Selle saab kuidagi siia kindlasti linkida, on ju. Et meid on tegelikult Eestis on 5 tükki. Meid valitakse üleriigiliselt ja minu töö on esindada siis seda kliima nagu, ma ei tea, sektorit või nagu sellist kliimale fookustatud asja. Minu üks kõige suurem nagu ülesanne on see aasta suursündmus Kliimakopp, kus ma just ka käisin, mis see aasta toimus Dubais, aga tegelikult see nagu iga aasta on erinevas kohas ja võib-olla kõige kuulsam kopp, mida me teame, oli Pariisis 7 aastat tagasi. Et see on minu töö, käia koppidel ja siis nagu kojastada seda kõike tagasi Eestisse ja minu mandaat kestab 2 aastat, nii et ma saan minna järgmisele kopile. Kui raske sinna positsiooni saada oli? No ütleme niimoodi, et see oli nagu selline konkurss nagu konkurss ikka ja minu jaoks ma ei tea, ma tegelikult ei tea, kes minuga koos kandideerisid. Ma nagu proovisin võib-olla nendega kontakti võtta selles mõttes, et äkki keegi avaldab mulle need salajased nimed, et saaks äkki koostööd teha, sest kõigil on ju missioon sama, on ju. Aga ma arvan, et see oli selline, et minu valik nagu otseselt, ma ei tea, mille põhjal mind valiti, sest minu tõesti eriala on nagu täiesti teine. Aga võib-olla sellepärast, et ma olen nagu päris palju kliimaalal nagu proovinud enne nagu ära teha. Ja selline rahvusvaheline diplomaatia on nagu selline asi, mida ma otseselt pole ju õppinud, aga väga-väga huvitab, et tegelikult tulevikus nagu täitsa tahaks kuskil, isegi kui mul on mingi arstipaber käes, siis tahaks kuskil nagu rahvusvahelisel tasandil töötada. Et selles mõttes, kui raske see konkurss oli, ma ei tea, nagu iga teine konkurss, et motivatsioonikiri ja video ja siis pead intervjuul käima ja siis tõestama, et sa oled selle koha vääriline. Aga kõik muu, mis seal tuleb, ega see tööülesanne ei olnud alguses mulle väga selge. Nii et võib-olla see on nüüd selgeks saanud alles, ma ei tea, viimase nädala jooksul. Päriselt. Kui sa ütlesid, sa natuke rääkisid sellest, mida sa kliimaalal juba olid teinud, siis mis see oli? No kui kõik algusest peale võtta, siis ma tõin teile banaanichipsega, et minu jaoks toit on hästi oluline, ehk siis toidust hakkas kõik pihta ja siis ma olin umbes 15 ja siis sealt edasi järgnes nagu tervis, nagu vaata minu erialalt sõltuvalt siis terviseõpetus, siis on olemas siuke eraldi haru nagu keskkonnatervis või inglise keeles me nimetame seda climate health või ma ei tea, planetary health, nii hästi palju termineid, ise ka täpselt ei tea, mis seal vahe on, aga võib-olla keegi targem teab, aga kõige tähtsam on see, et nagu sealt edasi nagu toit, tervis ja siis tekkis keskkond ja võib-olla minu kõige nagu lahedam projekt, mis ma olen teinud viimasel ajal, on bioglittriga. Et ma sain ühe laheda kamba noori kokku, kirjutasime Euroopa solidaarsusprojekti ja siis hakkasime bioglittrit Eestisse tooma. Mis on bioglitter? See on nagu vaata, me kanname nagu enda meigis glitrit, on ju. Aga siis me mõtlesime, et okei, kes igapäevaselt glitrit peavad nagu enda ametialaselt kandma, näiteks tantsijad, ma ei tea, kes veel, igatahes kõigile, kellel meeldib midagi sädeloovrit ja siis meie saime aru, et ups, see on tegelikult plastik ja siis me otsustasime seda mikroplasti vähendada, siis hakkame mingid alternatiive otsima. Ja praegu nagu me teeme oma väikest äri ja proovime siis inimestele rääkida sellest, et kui kahjulik on mikroplast ja kuidas me saaksime seda millegagi asendada. Ja meie mikroplast on siis tehtud tselluloosist, mis on siis nagu paber, et kui vette läheb, siis midagi hullu vist väga ei juhtu. Aga jah, et nagu need kõik loogilised järjestused, võib-olla kui ma tooks nagu 3 highlighti välja, siis need on toonud mind siia, kus ma praegu olen.
kui sa võib-olla annaksid teistele noortele mingi soovituse, keda keskkond huvitab, kes tahavad midagi teha, siis milles sa soovitaksid neile alustada või kuidas nad saaksid nemad panustada? See on hea küsimus. Ma mõtlen, et soovitus noortele on see, et olla nagu igal pool. Kui see midagi huvitab, siis ütle nagu jah, on ju. Et kui sa oled praegu selles vanuses, sul on nagu nii palju võimalusi, pärast võib-olla, kui sa oled vanem, siis sul on nii palju võimalusi ei ole. Ehk siis, ja kuidas keskkonnaalaselt, siis lihtsalt see on nagu kõik asjad kuidagi keskkonnaga, on ju. Et nagu, kui sa lähed poodi shoppama, siis mõtle, mis oleks keskkonnasõbralik valik või nagu kogu aeg hoia fookuses keskkonda, sest ma arvan, et see on meie nagu tulevik, et me peame lihtsalt ise sellega tegelema, et nii palju asju on ju tegemata jäetud siiamaani, et siis noortel on vaja nagu ise seda keskkonda kuidagi nagu meeles hoida või nagu üks soovitus ongi see, et mõtle igal sammul keskkonnale. Kui suur osa või ütleme, kas sa usud, et tarbija saab midagi muuta või see ikkagi on nagu suuremas poliitikas ja selles, kuidas nagu suuremaid otsuseid tehakse? Jällegi väga hea küsimus. Mina proovisin selle bioglittri projektiga nagu seda sama asja nagu kuidagi sihtida, et kas siis mina olen ise süüdi näiteks. Ja üks küsimus, mis mul oli ka näiteks, et kas plast on süüdi. Et meil on praegu siuke ületarbimine, ületootmine ja nii edasi. Et teadlastega arutelus saime teada, et vist ei ole süüdi, et tegelikult on ikkagi need otsused, mis me teeme nagu suuremal tasandil mingite, ma ei tea, suuremate korporatsioonide ja tootjate tasemel. Aga ma mõtlen, et üksikisik ikkagi nagu näiteks minu paps on selline, kes ütleb, et mis ma seda prügi ikka sorteerin, et nagu nii ma tean, mu naaber viskab ikka selle banaanikoore sinna paberi prügikasti. Et noh, see on ka nagu vale suhtumine, vaata, et sellest peaks ka nagu lahti ütlema, et tegelikult üksikisikust ikkagi sõltub see, et ma ei tea, näita kas või eeskuju, vaata, et nagu ma tean, et nagu see on raske ja võib-olla morjendab ja siis sul nagu tekib see trots, et keegi teine ei tee, et mis ma siin üksinda üritan, aga kui kõik inimesed nii mõtlevad, siis me ei jõua jälle kuhugi, et see on niisugune kahe otsaga asi ja ma arvan, et üks väike nagu kuldtee, mis mina olen leidnud, on see, et okei, me võime võtta ettevõtjad, näiteks Kopil ka on ju olid ettevõtjad, ma räägin nüüd sellest kliimakopist, olid ettevõtjad oma paviljonis, Eesti ettevõtjad ja siis olid nagu üksikisik, no ma arvan, et mina olen nagu ka niisugune üksikisiku esindaja, noore esindajana. Ja siis keskel on vaata riik, on ju, et näiteks kliimaministeerium on meil praegu, et siis ma arvan, et see kuldtee oleks võib-olla proovida läbi riigi asju ajada, aga see on kindlasti ka keeruline ja ma praegu proovin seda nii-öelda learn the language, et ma proovin aru saada, mis seal täpselt toimub, see on ikkagi nagu keeruline ja siis võib-olla kui sellest nagu läbi närida, siis saab aru, et kus see üksikisiku roll nagu päriselt on. Võib-olla selline julgem küsimus on, et mida sa arvad kliimaterrorismist ja kas see saab olla õigustatud? Kliimaterrorism, kas sa saad täpsustada, mis sa selle mõtled? Näiteks oletame, et meil ongi mingi suur firma, mis hästi palju CO2 paiskab ja siis inimesed tahavad sinna seda lammutama või nagu väga julgelt näitavad välja, et see ei ole okei. Aga sa mõtled nagu aktivisti tasemel või? Tead, ma ei olegi nagu selle kohta väga palju uurid, nii et ma väga palju selle kohta ei tea. Aga kui see on massiline, siis ma ütleksin, et see ei ole võib-olla kõige õigem lahendus. Ma ikka läheks seda diplomaatia teed isiklikult, aga ma usun, et tänapäeval see trots on lihtsalt nii suur, et võib-olla kliimaterrorism mingis mõttes nagu näitab, et on vaja muudatusi ja nagu selles mõttes on see kindlasti nagu call to action, on ju, et me hakkame tegutsema. Kas sa ütleksid, et COP-konverentsil on mingi suurem mõju või kas see täidab enda eesmärke? Siin on kaks küsimust, et kas sellel on suurem mõju ja kas see täidab eesmärki. Ma arvan, et esimesele küsimusele on vastus jah, et tal kindlasti on mingi mõju, ma ei tea, kui suur mõju see on, aga no minu arust peab seda kliimakonverentsi tegema, sest muidu me ei saagi kunagi neid maailma liidreid ühe laua taha kokku, on ju. Et veebiteel on võimalik ka kopil osaleda, aga see ei ole päris see, on ju. Ja seal lisaks sellele, et me teeme seda kliimakonverentsi, mis tuleb siis sellest ÜRO nagu nii-öelda kunagisest paberist, vist aastal 92 loodud alusel, siis tegelikult nüüd juba 28. COP toimus, et ma arvan, et see 28 korda, kus on siis kokku saadud, et noh,
me võime öelda, et sellel on ju mingi suurem mõju, et me hakkasime siis kliimast nagu sellisel tasemel võib-olla rääkima, aga teine küsimus, et kas see täidab oma eesmärke, siis iga aasta on natuke sihuke nagu vaata nende paberite nagu komade ja nende numbrite ja sõnade nagu nii-öelda kirja panemisel on alati see, et okei, aga kuhu see nagu praktikas välja viib. Et ma arvan, et eesmärke ta alati nagu ei täida, kui ma päris aus olen, aga võib-olla selle aasta kopist rääkides siis mõned eesmärgid nagu või mingid, ta lihtsalt nagu sõnastab mingid nagu ideaalid võib-olla või mingid asjad, aga vaata, me kunagi ei tea, kas iga nii-öelda liikmesriik neid täidab. Kuidas sa kirjeldaksid võib-olla lühidalt Euroopa kliimapoliitikat või kuhu me üritame jõuda? See on ka hea küsimus. Ma võin tuua siis näiteks näite COP-ilt, mis ma teada sain. Ja kui keegi küsib, mis asi on COP, siis see on Conference of the Parties. Ja Eesti on üks party. ja meie nagu kuulume Euroopa Liidu alla. Meie eest tegelikult kõneleb Euroopa Liidu läbirääkijad ja me saame seda sisendit ainult anda võib-olla nagu ettevalmistustöös üldse, et kui COP-il kohapeal käia, siis meie enda läbirääkijate tiim ka nagu teeb märkmeid, räägib oma kolleegidega, nad arutavad kõige üle, aga lihtsalt nendel nagu sõnaõigust näiteks läbirääkimiste ruumis nagu eraldi kõikide nende partidega koos otseselt ei ole, et meie eest räägib Euroopa Liit. Ja kui ma mõtlen, milline see kliimapoliitika siis Euroopa Liidus on, siis see on väga sarnane, mis on Eestis. Et seal mingid suuri vahesid ma arvan, et ei ole. Euroopa on suht ambitsioonikas. Need on need uued sõnad, mis ma olen ka siin nüüd õppinud. Et kui keegi kuulab ja mõtleb, et ma ei tea, mis asi on ambitsioonikas kliimapoliitika, siis ega mina ka näiteks 6 aega tagasi ei teadnud, on ju. Et seal ei ole midagi keerulist, lihtsalt, et on nagu suured ootused võib-olla. Ja et me tahame nagu hästi palju ära teha ja võib-olla nagu kiirustada teisi riike takka. Aga COP-il istuvad meil ju laua taga ka arenguriigid ja ma ei tea, USA, Hiina, et nagu neil on nagu, ma arvan, et nendega võrreldes on Euroopa Liidu poliitika hästi sarnane nagu Eestile, mis on väga hea, sest et ega me ei tahakski ju, et meie eest räägiks mingi täiesti teistsugune organisatsioon või liit, on ju, et me oleme ikkagi sarnased. Ja ma arvan, et Euroopa Liidu teistelt liikmesriikidelt meil on väga palju ka õppida ja kui ma tahaks tuua mingeid häid näiteid, siis ma arvan, et Soome on hästi hea kliimapoliitikas ka. Samuti ka noorte osaluse mõttes on ta väga cool. Kas sa arvad, et Euroopa noored on kliimateemal rohkem teadlikud võib-olla kui Hiina või USA noored või kas arvad, et meie peame seda rohkem probleemiks? Tead, seal on ka väga hea küsimus, sellepärast et näiteks USA ei saadagi noortele ka ette COP-ile, et tal on sellised nagu ülikoolide esindajad, väga coolid noored, nad osalesid ka mõnel üritusel, mis ma ise ka korraldasin COP-ile, et sellised nagu maailmakohviku stiilis arutelu nagu lauad. Neil on väga lahe arusaam ja nad saavad aru, et USA on tegelikult selline bad guy nagu, et näiteks CO2 emissioonide osas ja nii edasi. Aga nagu, neid nagu ei kaasata nii palju kui meid. Ja siis ma arvangi, et Euroopa Liidu noored on võib-olla nagu teadlikumad. Hiina noortega ma nagu kokku ei saanud ja sellepärast ma ei oska kommenteerida. Aga samuti ma ütleks, et näiteks kui me räägime mingitest sükestest lahedatest riikidest nagu Costa Rica, Boliivia, ka Mehhiko ja sellised nagu Ladina-Ameerika liigid näiteks, et millest me väga palju ei tea. Et kui ma nende noortega seal kokku sain, siis nad on ka nagu super teadlikud tegelikult, aga neil on ka natuke teistsugune mandaat võib-olla, kuidas nad kliimapoliitikus kaasa räägivad. Et neil on natuke teistsugune roll, aga nendega koos rääkides nagu üli nagu, meil on kõigil nagu ühendab see nagu vanumus on ju ja me saame samamoodi võib-olla asjadest aru, lihtsalt ongi see, et millised meie riigid on, et meie riigid on hästi erinevad. Ütleme, kui meil täna Eestis või üleüldse maailmas on väga palju inimesi, kes ei usu üldse, et kliima muutub või see on probleem, siis mida sa neile ütleksid või kuidas seda argumenti peamiselt ümber lükata, et kliimamuutus ei ole päris? Sellele ma olen ise ka mõelnud ja kui ma noordelegaadiks kandideerisin, siis minu üks ülesanne oli teha ka nagu agenda, et mida Eesti noored arvavad ja sinna agendasse ma panin, mul on nagu 10 punkti, need on Kliimaministeeriumi kodulehel ka olemas ja siis seal 10. punktis ongi mul nagu selline teaduspõhine kommunikatsioon, et kuna minu taust on tõesti selline, et nagu teadus enne kõike on ju, et võtame hästi teaduspõhiselt, siis seal võib-olla ma olen otsinud ka, et okei, kuidas siis inimestele nagu see teadus koju tuua või teha nagu söödavaks ja siis minu jaoks lahendus on võib-olla see, et hakkame nagu rääkima
teaduslikest allikatest ja hakkame rääkima üldse kliimast natuke nagu lihtsamas keeles võib-olla, et ärme kasuta näiteks mingeid selliseid arve, statistikat, mis on nagu väga oluline, aga võib-olla nagu teha nagu kommunikatsioonis nagu rohkem selgemaid sõnumeid ja nagu mitte ka rohepesu, seal on hästi nagu õhkõrn piinlik, kuidas seda teha. Aga mulle endale tundub, et näiteks kui minu sõber räägiks mulle kliimamuutustest hästi lihtsal moel, siis ma saaksin sellest palju paremini aru kui näiteks ministeerium või keegi kolmas. Ehk siis nagu jah, et kuidas nagu inimestele selgitada, ma ei tea, räägi lihtsalt sõbrale, kui sinul on allikad olemas, siis räägi teisele ja võib-olla on lootust, et tema räägib kolmandale ja siis on juba ring täis, et see on see, kuidas mina arvan, et seda kommunikatsiooni võiks teha, aga võib-olla aasta pärast ma räägin jälle teist juttu. Kuidas sa kuulajale üldse rohepesu seletaksid? Jälle hea küsimus. Nagu rohepesu on siis see, et esiteks nagu võtame lahti sõna rohe, et seda pannakse nagu igale poole ette ja siis ma ise ka nagu arvan, et näiteks miks kliimapoliitika, mul tekkis küsimus, miks üldse roheline peab olema, nagu see lihtsalt meil seostub nagu looduse ja taimede ja kõigega. Aga okei, see selleks, ehk siis rohe ja siis pesu on see, et me lihtsalt nagu, ma ei tea, kasutame nagu neid rohe nagu termineid, aga me ei selgita võib-olla tarbijale näiteks ära, kui ma ostan mingi müslibaari, ma ei tea, mingi müslibaari ja siis ma näiteks ütlen, et see on mingi keskkonnateadlik tootmine või tarbimine ja siis ma ei selgita ikkagi ära, et kus see tooraine tuleb. Ehk siis nagu ma natuke jätan nagu, ma mitte ei valeta, aga ma jätan võib-olla mingi info ütlemata. On minu jaoks nagu esimene märk sellest, et on tegemist rohepesuga ja alati, kui on mingi märk, et nagu kas on ikka see märk, mis on saadud läbi mingi nagu karmima nagu teekonna, et ma arvan, et ettevõtja jaoks on hästi keeruline neid märke tegelikult saada ja siis ongi see, et turul tekib ka sihuke nagu huvitav nagu konkurents, et need, kes on võib-olla ise endale märgid teinud, ma arvan, et see on kindlasti rohepesu, on ju, ja siis on teised, kes on läbi mingi suure kadalipu need märgid endale saanud. Ehk siis jah, seda on nagu keeruline tuvastada ja hästi hea meel on see, et meil on Eestis olemas noortekeskkonna nõukogu, mis on siis Kliimaministeeriumi juures olev selline nõuandev kogu ja ma ise ka nagu saan nendega koos teha, mis on väga-väga lahe ja seal on ka hästi teadlikud noored, kes tahavad just selle rohepesuga siin järgmistel aastatel või lähiajal nagu hakata tegelema ja küsidagi neid valusaid küsimusi, et kuidas me seda tuvastame, kuidas me seda nagu adresseerime ja kas see peaks kuskil seaduses olema ka nagu kirjas, eriti nüüd kliimaseaduses, mis veel varsti tuleb. Mis on esimesed viisid või võib-olla näited, kuidas me juba kliima soojenemist või muutumist näeme? Okei, toon ühe hea näite lihtsalt lampi. Sõitsin mina enda maakoju Pärnumaale ja sain aru, et okei, teel on metsatulekahju ja siis kogu liiklus nagu suunati ümber. Ja ma arvan, et ma ei ole nagu 100% kindel, et iga rekkajuht, kes pidi oma selle laadungiga sealt suurema ringi tegema, et kas ta sai aru, et see on üks kliimamuutuste mõju näiteks. Ehk siis minu jaoks on nagu väga huvitav see, et kas me saame nagu igapäevaselt aru, et kui midagi juhtub, näiteks meil on suvel need kuumalained, on ju, ja minu vanaema ka iga kord nagu hingeldab ja puhib, et nii palav on ju, selles võid varju minna, tema ütleb, et ei, ma ikka suvel tahan päikest saada, on ju, et olen seal päikse all, et nii on alati olnud ja nii alati jääb, et vahet pole, kui palav on, ma ikka nagu püsin seal õues, on ju. Et see on huvitav, et kuidas see suhtumine nagu muutub ja see läheb hästi kiiresti, et võib-olla eelmine aasta ei olnudki nii hull, see aasta on jälle hullem, ma mõtlen näiteks temperatuuri mõttes ja siis ma ei tea, siuksed igapäevased asjad ja nagu me ei mõtlegi selle peale, ega ma ise ka nagu võib-olla ei mõtle, et mis on vahepeal muutunud, millised talved, millised suved, millised sügised ja kevaded on olnud siis, kui ma olin väike ja nüüd, kui ma olen juba 21.